Tšau ka! Ma alustan tänase videoga vlog stiilis. Ma pole ammu vloginud ja ma tundsin, et ma vajan natukene laua tagant püsti saamist. Tänases videos ma tahtsin jagada nahahoolduse tooteid, mis ei ole jõudnud mu viimastesse lemmikute videotesse. Aga mida ma olen testinud, mis ei ole otseselt ka nagu väga halvad tooted, millest teha nagu selline video, et ma ei soovitaks üldse, vastupidi, nad on ka väga ägedad tooted. Ja ma tahan nendest rääkida, sest et ma arvan, et väga paljud tahavad minult ja minu kanalilt infot toodete kohta ja uuemate toodete kohta ja kuidas nad mõjuvad, kuidas nad on, kellele ma neid soovitan. Et tänane video siis just selline. Täna, kui ma seda videot filmin, on sõbrapäev ja ma olen teinud endale sellise mõnusa roosa sõbrapäeva luki eile õhtul. Ma ostsin endale siis uue huule siis värvi, mida ma kannan ka praegu. Ja selleks on Maybelline'i Vinyl Ink. Jah, vedel huulevärv. Aga mis on selle puhul super tore on see, et ta ei kuiva lõpuni ära. Ta jääb ilusti selline nakkuv, mis ei ole üldse ebamugav, aga ta ei jää kuiv. Super. Ja mul on siis värvitoonis Cheeky. Super ilus, selline roosakas nude. Mitte kõige soojem, just selline ilus. Nii et see on üks uuematest meigitoodetest, mis ma lihtsalt saan kohe ära mainida. Ja ülejäänud meik on mul tehtud Catrice'i uue kevadsuvise kollektsiooniga, mida ma ka testin praegu. Et anda teile siis varsti uues videos natukene täpsem ja natukene, ütleme, rohkem ülevaatlikum siis video uutest Catrice'i toodetest, mitte ainult siis esmased muljed, et tõesti anda rohkem sisu ka nende toodete kohta. Nüüd ma teist päeva testin. Uus seerum jumestuskreem on väga palju tootav. Uus lauvärvipalett, ripsmetuš ja seal on veel tooteid. Aga lähme siis vannituppa ja räägime uutest nahahooldustoodetest, mis uutest, jah. Ütleme nendest toodetest, mida ma ei ole jõudnud veel. Sätin teid paika. Tõmbame uksega kinni, siis on nagu kindlasti hea, et miski ei kostu sisse. Nii, ehk siis lähme nahahooldustoodete juurde, mida ma olen nüüd jaanuarikuus ja ka veebruari alguses katsetanud, mida ma tunnen, et ma lihtsalt tahan jagada, sest need on minu jaoks uuemad tooted. Ma ütlen siin kohe ära, et minult on palutud, Riin vist palus minult Revoxi toodete videot, see on tulemas. Revoxi tooteid ma olen nüüd paari head 3-4 toodet katsetanud. See tuleb eraldi, ma arvan, et kas siis järgmise video või siis ülejärgmise videona. Nii et Revox on tulemas. Täna ma Revoxit ei puudutaks, aga puudutame siis kõike muud, mida ma olen saanud katsetada. Kui sa vaatasid mu jaanuarikuu lemmikuid, siis ma jagasin seal Dermalogica tooteid, mis tõesti ma võitsin. Ma võitsin jaanuarikuus Dermalogica tooteid proovida ja nendest ma mainisin ära need 3. Nende siis topeltpuhastus, õlibaasil puhastus ja näopuhastuskeel ja siis nende kaera ensüüm puuderkooria. Need kõik 3 on tõesti olid mu jaanuari lemmikud. Need on nii head. Et nendest ma rääkisin seal, et ma täna rohkem nende osas ei räägiks. Et kui sa tahad nendest midagi rohkem teada saada, siis mine vaata minu jaanuarikuu lemmikuid. Aga seal samas siis Dermalogica toodetes sain katsetada 13 ka, mida ma siis seal jaanuarikuu lemmikutes ei maininud, aga mis vajavad mainimist. Sain katsetada ka Dermalogica siis näokreemi, mis on Skin Smoothing Cream. See kreem on oma tekstuurilt selline mõnusalt niisutavam, tõesti sellisem toitvam, aga mitte üldse raske. Ta natukene oma lõpptulemuselt meenutab Kiehl's Ultra Facial Creami. Et ta minu nahatüübile, mul on normaalne kuni seganahk, mõjub just talvisel ajal väga mõnusalt selliselt piisavalt niisutavalt, jätab nahale sellise ilusa glows ära,
aga ta läheb endiselt naha sisse, et selles mõttes nad natukene on sarnased. Ma ei ole kindel, kas ma endale seda kreemi ostaksin. Ta ei ole minu, ütleme, top 100 kõige ägedam. Et näokreem minu jaoks võib olla lihtsam, aga üleüldiselt väga soliidne ja väga mõnus selline 15 milliliitrit niuke reisikogus, mida ka katsetada. Väga tore. Mis ma oskan veel öelda? Rohkem vist väga midagi. Dermaloogika tooted üleüldiselt on nagu hästi soliidsed. Nad on ka kallima hinnalised, sellepärast ma mõtlesingi, et ma nagu jagan neid, sest et ma natukene olen saanud katsetada, et kui sa tahad proovida, siis võib-olla saad siit infot. Teine Dermaloogika toode on nende toonik, mis on siis selline niisutav, ütleb nimetusena tuleb siis multi-active toner. Ja see multi-active tähendab siin juures seda, et kui sa seda oma nahale kannad, tal on väga hea spreiotsik muide. Uskumatult tubli, isegi see 50 milliliitrit väike pudel, väga hea spreiotsik. Aga mida see multi-action tähendab? Kui ma kannan selle oma nahale, siis ta natukene nagu kihiseb või mullitab, mis ongi, ma arvan, siis viide sellele multi-action nimetusele, on olnud väga mõnus, et ma kasutan seda pärast puhastust esimesena. Enne siis näiteks hüaluraanhappeseerumit või mõnda muud niisutavat seerumit panna, et siis ülejäänud seerumid saaksid naha sisse sügavamale imenduda. Ta ei ole lihtsalt tõesti ainult vesi või selline liiga vesine oma tekstuurilt. Ta on päris niisutav või selline siidine vesi, mis mulle väga meeldib. Seda ma olen nautinud. Ütleme jah, ma ei pannud seda oma lemmikutesse, aga tegelikult see on väga mõnus toode. Et kes teab mu viimase lemmikutest, siis sellistest vesistest niisutajatest on kindlasti see Missoni Essence. Et ma lihtsalt, ütleme, kui ma pean nende kahe vahel valima, siis ma endiselt valin selle. Aga see ei tähenda seda, et ta on halb. Et kes tahab just reisisuurust või spreipudelis niisutavat sellist mõnusat toonikut, siis ta on tõesti väga soliidne. Ja viimane Dermaloogika toode, mida ma sain siis katsetada, on nende puuderkooria, siis selline Daily Microfoliant. Tuleb sarnaselt kaerakooriale sellises väikses potsikus, ongi pulbri kujul, et sa kannad ta enda peopesale, paned seda natukene ja siis lisad veidi vett, ajad käte vahel laiali ja mõnusalt siis ajad ringijate liigutustega nahal laiali ja pärast siis pesed maha. Et on kooria igapäevaseks või siis vastavalt vajadusele. See kooria oli minu jaoks sellega võrreldes palju rohkem selline pulberjas. Ta jäi liiga teraliseks minu jaoks. Et ma armastan kooriaid, mida ma ei tunne oma nahal. Et selles mõttes ta ei lahustunud lõpuni selles vees ära. Kellele meeldib see, siis ma arvan, et sa just eelistaksid seda, mitte seda kaerakooriat. See kaerakoori oli hästi pehme, niisutav ja ta lahustus täielikult. Siis sellest jäid natukene ikkagi terad, ütleme, sellesse pastasse või siis sellesse lahusesse alles. Muidu ta ei olnud ei kuivatav, ei ärritav, ei midagi halba, aga lihtsalt see tekstuur, ma eelistasin seda teist natukene rohkem. Aga mis nende puhul on nüüd küll imeline, on see, et nad on ju pulbri kujul ja nii väikse armsa potsikuga, ma arvan, et sellest jagub päris pikaks ajaks, saad selle ilusti endaga reisile kaasa haarata. Mega tore. Nii, mõtlen korra, kuhu ma nüüd edasi lähen, kui ma Revoxit ei maini. Ma tahan korra siit hästi kiirelt mainida ühte väga huvitavat seerumit, mida ma olen saanud katsetada siin terve jaanuarikuu jooksul. Ja see on selline seerum, NADH Skin Serum. See bränd NADH siis New Wellnessi alt võtsid minuga ühendust, et kas ma tahan seda seerumit katsetada. Ja ma hea meelega alati katsetan uusi nahahooldustooteid minu jaoks siis uusi. See seerum on üks põnevamatest seerumitest, põnevama tehnoloogiaga seerumitest. Ta põhimõtteliselt viib su nahka siis nahale eluks vajalikku energiat ja vett. Et nahk ei oleks nii elutu, tuim, kuiv.
Et kui me mõtleme naha peale, siis naharakkude uuenemine, nende nii-öelda õige ja terve funktsioneerimine on alus sellele, et su nahk oleks terve ja särav. Ja see seerum just väidabki, et ta teeb seda, et ta viib naharakkudeni energiat ja vett, et ta saaks siis toimetada nii, nagu ta toimetaks ideaaltingimustes. Tegelikult, ütleme tehniliselt, see on niatsiinamiidi seerum, et ta sisaldab niatsiini ja on nagu loodud selle baasilt, ehk siis kui sa mõtled niatsiinamiidi peale, siis niatsiinamiid on naha niiskustaset tugevdav, naha kaitsebarjääri tugevdav, hästi tugev antioksudant, natukene reguleerib ka rasueritust ja selles mõttes selline pigmentatsiooni hajutaja ja mis kõik veel. Et see Nadha, ma panen selle brändi kodulehe ka sulle video alla, saad sealt lihtsalt juurde uurida, et on väga huvitava tehnoloogiaga. Ja see seerum on just mõeldud neile, kellel on siis elutu, kuiv, jumetu nahk, kes tahavad, et ta nahk oleks rohkem säravam ja elujõulisem. Seerum ise on minu jaoks tooniku tekstuuriga, ta on hästi kerge, tuleb kanda siis esimesena pärast nahapuhastust ja oodata vahepeal umbes 2 minutit, et see seerum saaks täielikult nahka imenduda, ilma et sa sinna peale midagi paned. Ja ta sobib kasutada ükskõik millise nahahooldustootega siis koos. Et selles mõttes ei ole ka ühtegi vastunäidustust. Väga põnev. Üks uus niisutav seerum on tulnud välja Mixalt. See on siis Mixa hyalurogeel, 5% sisaldab niisamuti niatsiinamiidi, Pro B5 vitamiini ja hyaluroonhapet. Selle sain Garnierilt katsetamiseks, et varsti teen selle kohta ka Reelsi. Kui sa ei ole mind jälgimas veel Instagramis, siis tule ka sinna. Teen seal selliseid kiirülevaateid ja toodete jagamisi niisamuti nagu siin. Aga seda olen nüüd katsetanud viimased mingi 3-4 päeva. Ta on mõnus keel ja see läheb ilusti naha sisse. On niisutav, meenutab hyaluroonhappe seerumit, selles mõttes on ta nagu hyaluroonhappe ja niatsiinamiidi siis nükene kombo seerum. Mis on küll selle toote puhul üks miinusmärk minu jaoks natukene, on see, et ta lõhnab. Ja ta lõhnab Mixa toodete järgi. Et ma olen katsetanud varasemalt ühte Mixa siis näokreemi ja mulle tõesti lihtsalt ei meeldinud see lõhn. Sellel küll on palju õrnem lõhn õnneks, et ta kaob hästi ruttu ära. Aga jaa, muidu väga-väga mõnus. Ma eile käisin ka Turupilli Selveris korraks ja vaatasin, et see oli ka praegu sooduspakkumises. Ma ei tea, kui kaua see soodukas jagub. Võib-olla praegu, kui see video üles läheb, seda soodukat enam ei ole. Aga lihtsalt kindlasti, kes tunneb huvi, tahab sellist niisutavat kerget hommikul õhtul kasutatavat seerumit, siis miks mitte? See oli vist soodukana 6 või 7 eurot, et selle raha eest on ta küll väga mõnus seerum. Et sellised niisutavad seerumid tegelikult ei pea olema 50 eurot. Nad võivad olla vabalt odavamad. Siis ma tulen praegu, ülejäänud asjad on vist kõik räägitud. Ma tulen ühe brändi juurde, mis on Eesti nahahoolduse siis lettidel täiesti uus. Et see bränd on olnud juba tükk aega minu meelest müügil nii apoteekas kui ka mitmetes muudes kohtades. Olen näinud ka Treetahousis näiteks. Aga nüüd nad on tulnud välja nahahoolduse toodetega. Ja ma räägin Haan siis nahahooldusest ja Live Concept, üks siis Instagrami konto, kes on siis Haan Kosmeetika Eesti number 1 edasimüüja või maaletooja võiks vist nii pigem öelda. Võttis muga ühendust, et kas ma tahan Haan nahahooldustooteid katsetada. Ja kuna mulle tegelikult see bränd jäi juba ammu silma ja ma tahtsin seda nagu nii ka ise hakata kohe ostma, see jõudsid tegelikult lihtsalt ette ja ma sain siis need kingitusena proovimiseks. Ja kuna ma endiselt ju tahan teada ka, mida tähendab siis see sinine sari on siis ütleme normaalsele kuni seganahale mõeldud, siis ma küsisin ka testritena kuivanaha nii kreemi kui siis näopesukeeli ja roheline. Ja siis roheline on siis rasusenaha näopesukeel ja näokreem. Et ma saaksin kõik 3 teie jaoks just ära katsetada
et kõik nahatüübid oleks mul läbi käidud, et ma tean rääkida tekstuuridest. Aga võtame siis kiirelt need veel ka läbi ja siis vist on tänaseks uuematest toodetest kõik. Aga ma lähen korra siis sinise juurde. Sinine on siis normaalsele kuni seganahale. Näopesukeel on väga mõnus, tuleb sellises plastpudelis, seda tuleb siin 200 milliliitrit. Ta minu meelest seal umbes 12-13 eurot, nii et hinna poolest super hea. Kõik Haani nahahaldustooted, nii näopesukeelid kui kreemid sisaldavad prebiootilist siis kompleksi. Ehk siis nad on naha kaitsebarjäärile, naha enda mikrobioomile super head. Ma just meenutan praegu seda lõhna. Minu meelest kõik Haani nahahaldustooted, nii kreemid kui ka siis näopesukeelid, sisaldavad vist kergeid selliseid eeterlikke õlisid või midagi taolist, sest et nad lõhnavad. Eeterlikud õlide sellise värske lõhna järgi. Meeldiv, ei olnud ebameeldiv lõhn, et sellega ma ei pidanud tõesti selles mõttes ära harjuma, kuigi ma ikkagi tunnen seda, et ta ei ole niivõrd tundmatu see lõhn, et selles sa ikkagi tunned seda, aga ta jää pikalt siis nahale kestma. Sinine ehk siis normaalsele kuni seganahale mõeldud nahahalduse mõlemad tooted sisaldavad hüaloronhapet ehk siis sellist üleüldist niisutajat ja nahas siis veehoidjat. Väga mõnus selles mõttes hea lähenemine, et ma arvan, et see sari sinine näopesukeelina võib sobida tegelikult kõigile nahatüüpidele, kes soovib lihtsalt sellist hüaloronhappe baasil näopesukeeli, mis oleks kergelt niisutavam. Väga mõnus näopesukeel. Selline keeljas, läheb natukene vahule, siidine, jätab naha väga mõnusalt tõesti niisutatuks. Ma natuke ruttan ette, et kõik nad 3 näopesukeeli on sarnaselt toimivad, et nad on väga sarnase tekstuuriga. Nad küll sisaldavad erinevaid toimaineid, et kui see on hüaloronhappe oma, siis kohe jõuame ka kuiva ja rasuse naha juurde. Aga üleüldiselt kõik näopesukeelid mulle väga meeldisid. Et lihtsalt vali enda nahatüübile sobiv või see toimaine, mida sa tahad lihtsalt oma nahahooldusesse siis lisada. Muidugi näopesukeelides olevad nahahoolduse toimained ei saa jõuda su nahas just kõige sügavamale, sest et sa pesed nad nahalt niivõrd kiirelt lihtsalt maha. Aga ütleme, et näopesukeelina hüaloronhappe oma ma soovitan kõigile, sest et ta tõesti aitab lihtsalt su naha kaitsebarjääri hoida tugevamana ja nahka niisutatuna hoida. Et need näopesukeelid, super hea. Ja mis mulle väga selle brändi juures ka veel meeldib, on see, et nad tegelevad sellise asjaga nagu täitepakendid või täitesisud siis. Et sa saad osta selle ühe pakendi ja järgmisel korral, kui sa tahad seda näopesukeeli uuesti ostma hakata, siis sa saad osta lihtsalt sisu ja täita seda sama pudelit, mis sul juba on kodus olemas. Et selles mõttes ka jällegi jätkusuutlikum, natukene roheline mõtlemine, super. Ja täitepakend, nagu ikka, on natuke ka soodsam. Minu teada vist jääb sinna isegi alla 10 euro paar senti, et kui see on 13 eurot, siis täitepakend 10 eurot. Jällegi võidad natuke rahas. Nii, lähme korra selle kreemi juurde ka. Siis hüaloronhappega näokreem just normaalsele kuni siis seganahale. Et see kreem tekstuurina on selline kreemjam, aga pean ütlema, et see kreem ei sobinud mulle üldse. See on üks kõige rohkem halvemas mõttes üllatanud kreeme, mida ma olen viimasel ajal oma nahale kandnud. Isegi paari aasta jooksul mul ei ole sellist errorit või sellist, ütleme, halba kogemust ühe kreemiga, kui on olnud sellega. Täiesti aus, mina seda kreemi ei soovita. Ta jääb natukene liiga raske nahale. Ta ei lähe ilusti laiali. Ta on natukene sellise, saan näidata teile, et mis tekstuur tal on. Ta on hästi selline huvitava teistsuguse tekstuuriga. Et algus tundub, et on nagu tavaline kreem, kõik on hästi, hakkad laiali ajama, siis ta on nagu nakku või teda jääb mingitesse kohtadesse rohkem kui teise, ta ei jaotu ühtlaselt nahale, näete, ma nagu määrin
ja ta on endiselt siin nagu selliste kilejate, no näed, siia jäi pikalt, sellise nagu kile ja kihina. Ta on niisutav, aga kui ta kannad nahale ära, siis ta ei taha naha sisse minna, issand kui valge siin on, ta ei taha naha sisse minna. Kui ta sinna nagu läheb, siis ta tekitab samal ajal naha peale sellise nagu kile ja kihi. Ja kui ma tahan, ütleme, ma kasutasin seda kreemi ka hommikul ja kui ma tahan selle peale veel SPF-i panna, siis kõik rullub sekundiga maha. Et selles mõttes ma tean, ma suhtlesin ka Live Concept siis selle e-poega, kes mulle need tooted saatis. Küsisin ka nendelt, et kuidas neil selle kreemiga läinud on. Ja nad ütlesid sama, et nad olid juba öelnud sellele brändile ka ise edasi, et nad ei saa, et neile ei sobi, et nad võiksid selle siis formulatsiooni nii-öelda üle vaadata, et tõesti see sinine kreem ei. Aga teised? Jaa. Nii, lähme korra siis hästi kiirelt veel siis ülejäänud toodete juurde. Rohelised on siis rasusele nahale. Kui ma ütlesin, et sinise ehk siis normaalse naha puhul on üks toimaine, mida nad siis lisavad hyaluroonhappe, siis rasuse naha puhul on nii kreemis kui näopesukeelis niatsiinamiid. Super toimaine, antioksidant, aitab rasu kontrolli all hoida ja helendada või ühtlustada ka nahatooni, et kui sul on näiteks siis nahal vistrikust järele jäänud tumedamad laigud näiteks. Nii näopesukeel kui näokreem olid minu jaoks meeldivad. Näopesukeeli tekstuurist ma juba selles mõttes rääkisin, et ta on täpselt samamoodi nagu sinise oma hästi kerge, vesine, natukene läheb nahal siis vahutama, hästi mõnus kasutada. Et nad kõik näopesukeelid on tekstuurilt minu jaoks sarnased. Aga lähme siis selle kreemi juurde, et ma kahjuks ei saa näidata seda kreemi tekstuuri, sest mul on ta otsa saanud. Aga ma oskan sulle kirjeldada. Ta on hästi selline vesine keel. Kui sa mõtled keelkreemi peale, no näed, ma saan siit näidata ühte Garnieri oma. See on ka keelkreem, aga ta jääb nagu potsikus nii-öelda kokku või ta ei liigu seal. Siis see Haani rasusele nahale näokreem on lausa nagu vedel, ta liigub, ta on hästi-hästi vesine keelkreem. Ja seda läheb tõesti vaja ainult üks väike näpu otsatäis, ta läheb nii ilusti laiali, et sa vajad seda hästi vähe. Ta on hästi värskendav, läheb ilusti naha sisse. Ja mis see Haani rasusele nahale siis niatsiinamiidiga näokreem veel teeb? Ta jätab nahale väga ilusa sellise niisutatud sära või glow, aga ta ei ole rasvane, ta läheb kohe naha sisse ära. Nii et kui sa otsid sellist kerget, hästi vesist keelkreemi, mis oleks selline nagu värskendav veeklaas su nahale, oleks niatsiinamiidiga ja prebiootilise kompleksiga, mis siis su naha kaitsebarjääri tugevdab, siis seda keelkreemi rasusele nahale ma küll soovitan. Ma arvan, et ta võib olla suvisel ajal nagu mega mõnus. Nii, ja lähme siis kuiva naha juurde. Kuiv nahk on siis sellises hästi armsas roosas pakendis, näopesukeeli ja kreemi siis toimaine kuivale nahale on peptiidid. Peptiidide selline niisutav ja toitev kompleks on siis siin sees. Lisaks siis sellisele prebiootilisele. Näopesukeel on sarnaselt nagu teistele hästi vesise keel ja mõnusa tekstuuriga, täpselt samamoodi selline värskendava eeterlikud õlide lõhnaga. Ei jäta nahka kuivaks, pigem niisutab hästi-hästi mõnus. Et näopesukeelid, kõik 3, super hea. Siis kuiva naha näokreem oli minu nahale. Mul on normaalne kuni seganahk. Praeguseks talviseks perioodiks isegi hommikul väga hea kasutada. Ta on selline kreemium kindlasti. Ta ei lähe, ütleme, mina olen harjunud kasutama näokreemi niimoodi, et ma panen ta enda peopessa, hajan kätega laiali ja siis kannan nahale. Siis nii selle sinise kreemi puhul, mis mulle üldse ei meeldinud, kui ka siis selle kuiva naha näokreemi puhul on mõlemate tekstuur selline, et ta ei lähe nagu käte vahel hästi laiali või ta kuidagi nagu hoiab ennast kinni. Aga samas see kreem läks ilusti naha sisse, jällegi vähem on rohkem, et ma kandsin teda lihtsalt väikeste kogustena kindlatele näoosadele ja nii toimis nagu hästi. Ta jätab niisamuti sellise kerge niisutatud glow nahale või sellise särava läike, aga samas ta oli niisutav, et kuiva naha puhul ma arvan, et kergemaks
ajaks on see väga mõnus, et ta ei ole, ütleme, väga tugevalt toitev kreem. Nii et kuivanahakreemi osas ma saan anda ka pigem plusspunktid. Et kui seda nii-öelda normaalse näokreemi ma üldse ei soovita. Aga minge uurige ise ka, vaadake tekstuure, katsetage enda siis käe seljal, kas ja mis teile endale meeldib. Mina leidsin, et need tooted on ilusti kõik vaadatavad ja katsutavad, näiteks Tallinna Nautica Trade House'is täitsa olemas. Nii et minge proovige, uurige, vaadake. Nii, mul on tunne, et me oleme jõudnud praegu mingisugused tooted, mis olid mu hingel, mida ma tahtsin teile tõesti jagada, mis on minu jaoks uuemad ja mis on lausa võib-olla täiesti uued ka Eesti turul osad nendest. Tahtsin sulle jagada. Nii et need on tänaseks siis jagatud. Ole hea, anna ka märku, et milline toode sulle tänasest võib-olla tundus huvitav. Kas sa oled midagi juba nendest proovinud? Kuidas on sinu kogemus nendega? Et nahahooldus on niivõrd individuaalne, et ta võib mõjuda meil kõigil erinevalt. Aga suur tänu, et sa täna vaatasid ja ma loodan, et selline natukene vlog stiilis algus sulle ka täna meeldis. Me näeme järgmises videos, võib-olla siis juba Revoxi toodetega või miskit sellist. Vaatame. Revoxi video tuleb kindlalt. Tuleb. Okei, kuulge, olge tublid, nautige veel seda toredat veebruari ja näeme järgmises videos. Tšau ka! Miau!